Mul on palav. Kannan oma esivanemate parkunud nahka täis harme ja haavu ja rebendeid. Ega mahu sellesse kuidagi ära. Kõri juurest pitsitab, keelepaelad on aastatuhandeid väldanud vaikimisest marraskil. Mu luud ja nahk, karvad ja rasv, kondid ja sapp, magu ja maks, hingetoru, kusejuha, munasarjad, käbikeha, põselohk ja sääre luu, vaagin, põrn ja pärasool, kapillaarid, süda, veenuss ja ripik, kops ja neel. Need on juba ammu enne mind, mõisapõllul rassind, leivajärjekorras passind ja käinud Siberiski ära. Nüüd külastavad odavlennufirmadega Erasmuse sõpru Euroopas. 30 SPF-i voolab maha mu Vaaremaa päevitunud nahalt, hommikujooga avab mu vaaris ja tšakrat ja fragmat, augud uuristavad mu Vaaremade kõrvalesti ja kanda on torgitud tint, mis püsib seal igavesti. Aga mina põrnitsen peeglist alt kulmu oma esivanemate poolt sisse kantud ürppe, nendega kaasnevaid tõbesid, valusid, kirpe. Maris, meie isapoolses suguvõsas kanduvad üle põlvkonna naisliini pidi koletud puusahaigused, hoiatas vandeseltslaslikult vanaema ja lohutas. Aga tänapäeval saab ju opereerida. Vahutan vihast, mina ei tahtnud ja selliseid muresid reisi ja nina, miks minul ei võiks olla midagi täiesti uut ja oma. Rumal plika, kõik me kanname pruugitud rüüsid, geneetilist taaka. Oleme second-handid, third-handid, inimkonna tekke algusest peale handid ja sinustki saab kord su järeltulijate komisjoni pood. Pesuehtne humana. Pärandad jäsemed uutele põlvedele, niisiis hoia neid hoolega, ära liiga, ära kuluta. Hoia nagu 2 nädalat näritud nätsu raudse eesriide taga.